Tere pealelõunat teile kõigile, kes te siia Rohetiigri alale kogunenud olete. Alustame ka järgmise paneeliga ja räägime autokasutusest. Auto kui vältimatu liikumisvahend või aksessuaar. See oleks võib-olla meie paneeli alapealkiri, mis sobiks iseloomustama seda, kuidas me täna autot kasutame. Ametlik pealkiri sellel arutelul on Miks sa autoga siia tulid? Ja lähtume kahest olulisest dokumendist Eesti liikuvuse kontekstis. Üks on Rohetiigri teekaart 2040 ja teine on Eesti transpordi ja liikuvuskava aastani 2035. Minu nimi on Helen Sooväli-Sepping, olen Rohetiiger. Esindan Tallinna Tehnikaülikooli ja enne kui me arutelu avame, siis lubage tutvustada ka meie arutelus osalejaid. Kõigepealt minu vasakul käel istub Pärtel-Peeter Pele, kes on Tallinna abilinnapea ja üks nendest vastutajatest Tallinna linna tasandil, kes tegeleb liikuvusega. Palun täpsusta veel enda ja liikuvuse ja transpordi suhteid siis abilinnapea vaates. Tere, minu nimi on Pärtel. Mina vastutan teede, tänavate, parkide, prügikastide, keskkonna eest maa all ja maa peal Tallinnas. Talvel ka lumekoristuse eest. See saab olema väga pöörane 1,5 aastat, kuni järgmised kohalikud valimised tulevad. On väga põnev. Ja mis puudutab liikuvust, siis minu rida on siis projekteerida tänavaid. On valminud kesklinna liikuvusuuring Tallinnas, mille tegi liikuvusagentuur Tallinna strateegiakeskusele ning seal on toodud välja huvitav asi, et kui me tänapäeval ju mõõdame tänavate läbilaskvust inimestes, siis me saame olla nende liikumisvahendite suhtes agnostilised. Keegi tuleb autoga, keegi trammiga, rattaga, jalgsi. Kui me viiksime kesklinnas ellu Tallinna 9 tänavatüübi põhimõtet, ehk kui me rajaksime tänavatele eraldi liikumisruumi kõikidele liiklejatele, nii nagu seda tegema peaks, siis Tallinnas kesklinnas tänavate läbilaskvus tõuseks ja tõuseks kõvasti, hea mitukümmend %. Miks? Sest rohkem inimesi pääseks erineval moel mitte ainult läbi liikuma ühest tänavajupist, vaid oleks seal rohkem võimalik ka koha peal viibida, sest meil on kõnniteid, sest meil on haljastust ja nii edasi, on vähem müra, inimestel on meeldiv, on põhjust tulla, tänavakaubandus, kõik siuksed asjad areneksid, elu muutuks paremaks. Minu rida on tänavaid ehitada. Pärtel ehitab tänavaid ja juba kuulsime sellest prelüüdist, et Pärtel teab, kuidas häid tänavaid ehitada. Aitäh sulle selle tutvustuse ja selle annotatsiooni eest, et millega sa praegult tegeled ja südant valutad. Meie järgmine panelist tuleb ministeeriumist, mis tegeleb kliimaga ja meil on siis transpordi ja liikuvuse eest vastutav asekantsler Sander Salmu. Sander, kuidas sina vastutad transpordi eest Kliimaministeeriumi kontekstis? Ja tere kõigepealt ja võib-olla lisaks juurde siia, et meil ei ole ainult kliimaminister, vaid nüüd meil on ka oma taristuminister, et rohkem fookust ka minu valdkonnale, võib-olla riigipoolne esindaja siis sama nagu Pärtel, et transpordipoliitika vastutav. Ja ainus, mis ei ole, on merendus ehk et kui rongid, laevad, lennukid, mingi mure on teehooldusega mure, et siis see kõik minu haldusalat puudutab. Ja ma ütleks nii, et liikluses tegelikult peaks igaüks ise enda eest vastutama. Ministeerium
koos kohaliku omavalitsustega peaks looma selle eelduse, et meil kõigil on ohutu ja turvaline ja hea liigelda. Aga ikkagi see vastutus, ma seda ei võtaks seda ka nii-öelda mingile kindlale ametile, et see loob sihukese võltsturvatunde. Aitäh. Räägime siis täna nii kohalikust tasandist kui ka riigi tasandist ja meil on hästi põnev arutelu seltskond kokku pandud. Kolmandaks lubage tutvustada Tarmo Tähepõldu, kes on Autogeeniuse ja Autolehe vastutav toimetaja. Kuidas sina ennast siia transporditaristu liikuvuse konteksti paned, kui me nüüd räägime autodest? Tere. Jah, mina siis esindan natuke neid, kuidas alguses ütlesid, et osade jaoks on auto võib-olla isegi nagu aksessuaar ehk siis midagi enamat kui transpordivahend. Aga kunagi, kui see portaal loodud sai, mina tulingi nagu tegema seda, et autod kihvt, aga toona Henrik Roonemaa, kes selle asutas, ütles, et ei, et mingile 20 000 näiteks ei ole mõtet portaali teha, et me teeme kõigile, kes liikluses osalevad ehk siis sadu tuhandeid. Nii et ma siis püüangi olla natuke nagu entusiast, aga natuke püüda aru ka saada, et ega meid lõputult neid entusiaste ja kõiki sinna teedele ei mahu ja tõepoolest midagi tuleb natukene ette võtta. Kas oled autoentusiast või liikuvuse entusiast või transpordi entusiast? Või oled sa geenius? Ma piiritlen ennast ikkagi autodega. Auto. Ja. Ja siis aitäh sulle selle sissejuhatuse eest ja viimaseks arutelu panelistiks on meil, ma ütleks, liikuvuse ja transpordi grand old man, emeriitprofessor Tago Antov. Sa oled selles valdkonnas toimetanud läbi oma tööelu. Kas on põhjust täna muret tunda autode pärast, et neid autosid on liiga palju ehk et kas on adekvaatne see küsimus üldse, mis on paneeli pealkirjana püstitatud? Tere minu poolt ka ja aitäh selle sissejuhatuse eest, et jah, peaaegu kogu tööeluga liikunud olen peaaegu kogu elu, et see puutub kõik sellesse teemasse natuke sisse. Kas on põhjust muretseda? Ma ei tea. Eesti keeles on selline tore mõiste, et me muretseme kõike asjade pärast kogu aeg. Me muretseme isegi auto, me muretseme, eks ole, see on mure ja muretseme korteri pärast ja muretseme söögi pärast ja muretseme ennast laste pärast näiteks ja niimoodi. Et mulle tundub, et võib-olla eesti keeles see mure ei olegi nagu niivõrd tõsine asi, et me peaks nüüd sellest kuidagi nagu sattuma, ei oska öelda paanikasse võib-olla mitte, aga see mure ei ole suur. Aga ma arvan, et kui meil tekivad probleemid, siis on meil kaks põhjust neid lahendada. Üks asi on kõigepealt näha, miks nad on tekkinud, mis on selle arengu tagajärg ja teine asi, mis on eriti nagu selline teadlaste ja ülikooli inimeste huvi on see, et me peaks natukene suutma ette näha, mida oleks vaja teha selleks, et need probleemid ei muutuks meile tõesti suureks mureks. Nii, nüüd on tutvustusring tehtud ja olgu teile siis öeldud, head kuulajad, et palun andke käega märku, kui teil on küsimusi või te soovite kommenteerida. Ja meil on siin ka mikrofoni tüdrukud, ja mikrofoni poisid, ma loodan ka, ja kes jooksevad teie juurde. Nii et räägime kõik mikrofoni seetõttu, et seda aruteluga salvestatakse järelvaatamise jaoks. Nii, aga nagu ma panelistidele lubasin enda sissejuhatavas kirjas, tuleb ka üllatusi. Et meil on umbes teada teemad panelistidel, millest me räägime, aga sooviksin teid üllatada sellega, mida ilmselt Tarmo küll juba täna teab, on, et autode tootmise numbrid on tugeval kasvuteel. Nii globaalsel tasandil kui ka kõikide kontinentide tasandil, seejuures ka Euroopas. Kui aastal 2022 Covidi ajal need numbrid langesid, siis see põhjus oli seotud sellega, et Covid pani tehased seisma ja ei olnud
autoosasid, millest autosid siis kokku panna, et see tarneahel globaalselt murdus, kuid nagu teatab siis Autotranspordi Liit oma raportis, 2024. aasta raportis, siis nüüdseks on kõik tarneahelad taastunud ja autosid toodetakse rohkem kui kunagi varem. Ehk et siin viimase aasta jooksul on autode tootmine globaalselt tõusnud 10% ja samamoodi Euroopas 14%, mis tähendab seda, et Euroopas on toodetud eelmisel aastal 10,5 miljonit uut autot. Samamoodi teatab siis Euroopa Autotööstuse Liit, et Euroopa autotööstus on Euroopa tööstuse süda, et mitte öelda mootor. Ja see tähendab seda, et tervelt 7% Euroopa SKT-st tuleb autotööstusest ja seal töötab üle 13 miljoni inimese. Nii, need on need sellised numbrid, kus me teame, et nüüd autotööstus on hästi oluline osa Euroopa majandusest. Ja Euroopa Autotööstuse Liit ütleb, et inimesed peavad liikuma ja liikumiseks on neil vaja transporti, nii autosid, busse kui siis ka trakke. Et ka kaubad peaksid liikuma selleks, et toimiks majandus ja oleks majanduskasv. Meie täna küsime siin paneelis, et miks me selle autoga siia tulime. Et ma annaksin võib-olla kõigepealt sõna Tarmo sulle, et kuidas seda kommenteerida, et autod on jätkuvalt niivõrd moes või autod on jätkuvalt niivõrd oluline osa ja ma mõtlen just sõidukeid inimestele, et uusi autosid soovitakse osta? Hästi lihtne. Inimesed tahavad jõuda kohtadesse, et osad ei saagi ilma autota ja teised liiguvad mugavusest, sest et auto, ütleme pikad vahemaad, mida on mõnus rongiga sõita ja mulle endale meeldib, siis autost mugavamat sõiduvahendit ju ei ole olemas. Et sa oled seal ise, sa oled seal oma mõtetega, oma muusikaga, oma inimestega. Sa istud oma kodu ukse eest sinna sisse ja sõidad sihtkohta eeldusel, et seal on parkimiskohta. Ja see, et neid uusi autosid ostetakse, on ju seotud ilmselt pideva heaolu kasvuga. Et mingil määral, tootmisjäägid on ka, aga on see ju iseenesest hea. Natukene, et need uued autod on palju säästlikumad. Elektriautode osakaal veel on väike, aga kui me räägime ka sisepõlemismootoriga autodest, siis nende heitmed on ju täiesti teisel tasemel kui näiteks 10 aastat tagasi. Et see nagu auto müük kogu aeg kasvab või tootmine, ta ei ole tingimata halb, aga kuhu need autod kõik siis lähevad, sellest ma ise ka täpselt aru ei saa. et mis saab vanadest autodest, kas ma tean, et hästi palju liigub näiteks Aafrikasse edasi. Et selles mõttes on jama, et me ei saa nagu Euroopa ei ole ju, et meil on nüüd siin kliima korras, et need samad suitsevad asjad lähevad järgmisse riiki edasi ja võib-olla oleks see asi, mida peaks kuidagi hoopis sellega tegelema. Aga jah, auto on ju, ma ei tea, meile kõigile meeldib, me kõik tulime siia autoga, ma arvan. Tago, anna sina palun selline globaalne vaade sellele Euroopa autotööstusele ja autotööstuse numbrite kasvule ja selle olulisusele majanduses. Väga hea meelega kohe. Nende numbritega, eriti tootmise numbritega on see, et natukene peaks sinna taha oskama vaadata. Üks asi on, kui palju neid toodetakse. Aga minu meelest nagu eriti selles tänase jututeema kontekstis on natuke olulisem vaadata seda, kui palju me neid autosid kasutame ja kus nad tegelikult sõidavad. Täpselt nagu Tarmo tegelikult nagu ütles. Ja kui praegu vaadata näiteks seda Euroopa taset, me tavaliselt nimetame seda autostumiseks. Mõned inimesed võib-olla võtavad seda asja natuke nagu
teises kontekstis. aga tavaliselt teaduskirjanduses öeldakse, et see autostumine, seda saab mõõta siis nagu autode arvus elanikkonna suhtes, noh tavaliselt siis 1000 elanikkonna suhtes. ja kui me nüüd vaatame näiteks Euroopat, mis meil on, siis Euroopa riigid jagunevad ilusti nagu 3 suurde gruppi. üks on see nii-öelda vana Lääne-Euroopa, teine on see keskmine nii-öelda, kuhu ka meie siin kuulume, eks ole, mis on arenev, ja kolmas on siis see, mis on meist natukene veel madalamasse jäänud. ja kui me vaatame nüüd neid autostumise kasvutrende nendes 3 suures rühmas, siis tegelikult tuleb välja väga huvitav asi, et tegelikult nagu need suured Lääne-Euroopa riigid, noh näiteks seal Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, võib-olla ka Itaalia, Hispaania veel ja Kesk-Euroopast mõned vanemad riigid, nendel tegelikult see autode arv 1000 elaniku kohta nagu oluliselt ei muutu. mis tähendab seda, et kui me neid uusi autosid toodame, siis seal vahetatakse välja just seda parki, aga autosid enam nii palju tegelikult nagu juurde ei lisandu. jah, tõepoolest on küsimus, et kus need vanad siis lähevad. ma olen kuskilt lugenud, ma võin natukene numbritega eksida, aga seda statistikat, mis ütleb, et Hiinas lisandub iga aasta vist oli 1 miljon autot. noh, see on kindlasti üks asi, toodavad ise palju, aga teine allikas on kindlasti just nimelt need riigid, kus see autostumine ei ole nii kõrge kui täna. ja kui nüüd sellest Euroopast edasi vaadata, siis mis meil juhtus, oli see, et alates sealt 90-ndast toimus väga kiire autostumine. aga ma arvan, et see põhjus ei ole mitte nii väga selles, et me oleme kuidagi eriliselt automeelsed, sest kui võrrelda ennast näiteks, ma ei tea, poolakate, tšehhidega või näiteks Ida-Saksamaaga, mida on alati huvitav nagu vaadata, siis me näeme tegelikult, et trendid on enam-vähem samad. ehk siis teiste sõnadega see 90-ndate aastate esialgne tohutu kiire autostumine tulenes suurel määral sellest, et meil 30 varasemat aastat oli see lihtsalt füüsiliselt pidurdatud, juriidiliselt pidurdatud, mitte kättesaadav. hüve, mida jagati siis valitutele, eks ole. nii et ma julgen arvata tegelikult, ja ma olen seda korduvalt öelnud, täna veel jah, numbrid seda otseselt ei näita, aga et me üsna peatselt tõenäoliselt lähima 10 aasta jooksul jõuame tasemele, kus meil autode arv, mida me ka ei teeks, igal juhul tegelikult enam nagu see autostumise taseme enam kasvu ei tule. nüüd omaette küsimus on, kas me peame ootame ära selle loogilise piiri saavutamise või peaks ennem midagi tegema. ma arvan, et me siin täna koos oleme, siis see on tegelikult hea mõte, on veel päris hea hetk mõelda, mida siis nüüd sellel hetkel teha, kui meil see autode arv on nii suur, kui ta olla tegelikult saab. ja nüüd see kolmas grupp Euroopast, eelkõige näiteks sellised riigid nagu Balkani riigid, Rumeenia, võib ka Türgi sinna aegapisi või nukkapidi sisse võtta, siis need on need, kus autostamise tase on praegu võrreldes Euroopa riikidega 3-4 korda madalam ja seal läheb see veel edukalt nagu mürinal edasi. nii et ma julgen arvata tegelikult, et see auto tootmise number ei tähenda tingimata seda, et me kõiki neid autosid ostame, aga eelkõige seda just, mida Tarmo rõhutas, et peamine probleem on, mis saab nendega, mida me ise enam ei kasuta. me ostame uuemad, paremad, jah, vähem saastavamad, võib-olla elektriomad, mis ongi kallimad, aga kuhu lähevad meie vanad autod, ausalt öeldes ega meid täna liiga palju ei huvita. Võib-olla siin ongi hea nüüd kohe, Sander, sinu käest küsida, et kas meil on teada, kuhu lähevad vanad autod, kui Euroopa kontekstis on oluline seda autotööstust hoida ja autotööstus, ütleme seda mootorit ikkagi tuksumas hoida ja soovime tõenäoliselt tohutult ka eksporti kasvatada. Et kuhu need vanad autod lähevad ja kas see on üldse Euroopa kontekstis probleem, mida on teadvustatud? Ja nagu öeldakse, et tõde on vale, siis on statistika, et kui me vaatame nagu aktiivses kasutuses Eestis olevaid autode arve, siis nagu Taago õigesti ütles, siis 90ndate aastate alguses oli suur buum ja täna ta ikkagi on stabiilselt seal kuskil 600 000, 700 000 vahel, et ülemäära ei kasva. Nüüd, mis saab neist, mis Eestist välja viiakse, tõenäoliselt nad liiguvad ikkagi madalama sissetulekuga riikidesse. Enne sõda oli Valgevene, Venemaa sinna kanti viidi, aga kindlasti ka Ida-Euroopasse, meist vaesematesse riikidesse ja sealt edasi juba liiguvad nad tõesti mandritele, kus inimestel ostujõud kasvab, küll mitte nagu hüppeliselt, aga selles mõttes, et jõuavad osta endale selle sama Euroopa kõige madalama elatustaseme riigist need viimase käigu autod, et see on kindlasti nagu üks suur väljakutse. Aga teine aspekt on ka see, et ega me Eestis muidugi väga hästi vähemalt tõenduslikult ei tea, kuhu need jõuavad. Et me teame, kui palju meil on siukseid autosid, mille staatusest ei ole kellelgi enam aimu. Et see on hästi suur probleem. Kui me sõidame mööda külavahesid, siis me näeme, et on hoovides on autod. Ja võib-olla see on nagu Eestis olnud üks siukene pikalt lahendamata küsimus, et okei, sa saad endale auto, aga see autoga sul ei kaasa mingit kohustuse sisuliselt. Kui sõidad, siis sõidad, kui ei sõida, siis ta jääb seisma ja siis
ta ei ole nagu kellegi oma enam, et see on nagu see asi, me peame muutma, et kui sa selle auto endale saad, siis see on sinu kohustus. Sa pead sellega nagu tegelema, et kui sa tahad teda kasutada, siis sa pead teda hooldama, sa pead teda käigus hoidma, mitte nii, et kui sa enam ei taha, siis sa jätad kuskile ta vedelema ja siis ta jääb kellegi teise mureks. Ja mis on trendina muutub, on läbisõit. Et läbisõit on meil püsivas kasvus, aga kus see tuleb, on tänu sellele, et autod lähevad efektiivsemaks, sul kulub kütuse peale vähem raha, sa nagu elatustaseme mõttes sa saad rohkem sõita lihtsalt ja tänu sellele sa kasutadki seda autot rohkem ja läbisõidud suurenevad. Et ma ütleks, et need on need nagu suured trendid. Nii et siit on juba välja koorunud üks selline suur probleem, et me täna ei tea, mis saab sellest vanast autost. Meil ei ole sellist elukaarepõhist vaadet Eesti kontekstis ja see ressurss lihtsalt on kuskil üle maa laiali ja see ei lähe ka kellelegi korda, et see kokku korjata. Et see on nüüd kindlasti üks teema, mida meeles hoida. Nii, milline on sinu vaade, Pärtel, sellele teemale, kui me räägime nüüd siis Euroopa kontekstis? Autode arv kasvab, autode tootmine on hästi oluline, kuid linnad soovivad saada kliimaneutraalseks seeläbi, et lasta vähem autosid linnadesse. Et siin on selline jällegi teatav vastuolu majanduse ja linnade majandamise kontekstis. Transpordisektori heitmed kasvavad Eestis, Euroopas, igal pool, linnades ja riikides ja lõviosa sellest on maanteetransport ja nii ka Eestis. Me sõidame liiga palju liiga saastavate autodega ja kõikjal. Ja nii palju, kui meil on võimalik seda ka inimlikult seletada, et jah, meile meeldib, rahvas tahab, nii see kõik on arusaadav, aga kui me vaatame nüüd asja süsteemselt globaalselt riigi tööstusümberkujundamise kliimakriisi seisukohalt, siis see on äärmiselt halb minu arust, kui meil maailmas kasvab ja muidugi ta kasvab autode tootmine. Maailma majandusfoorum, World Economic Forum aastal 2023, eelmise aasta mais ühes paberis soovitas kaaluda, et kui me globaalselt vähendaksime eraautode tootmist 75%, pööraseid 75%, siis see aitaks meid hulka lähemale sellele, kuhu meil on vaja planeedina jõuda. Euroopa Liit, Euroopa kontinent on üks kiireimini soojenevaid kontinente, vist kas Arktika või Antarktika järel. Et me oleme 3,5 kraadi soojema Euroopa poole praegu selgelt ja kindlalt teel. Ning transpordisektori heitmed, kui nad ei vähene, siis see on väga suur probleem. Ning kui mõistagi inimesed jäävad autoga tulevikus sõitma, see ei ole mingisugune küsimuski. Ei ole mingisugust kommunismi ega mingit vasakpööret kuskil pead tõstmas. Aga kui me ei suuda sellega hakkama saada, siis meid kahtlemata elektriauto mitte kuidagi ka ei päästa. Ja siin ei ole vaja, ma arvan, hakata laskuma sellesse vaidlussegi, et kas elektriauto tootmise jalajälg on väiksem või suurem, Cobalt, Congo või mitte. Me ei jõua sihukest asja teha, et terve maailm elab nagu eestlane või ameeriklane. Kui eestlase jalajälg on 4,5 maakera, kui kõik elaksid niimoodi, siis meil oleks vaja 4,5 maakera, siis me ei suuda pakkuda inimestele üle terve planeedi ega ka poole planeedil sellist elustiili, et me elame äärelinnas, meil on majapidamises 2 autot. Selleks ei jätku ressurssi, selleks ei jätku aega ja kui me seda teeks, siis jah, autotööstus ja töökohad kasvaksid, aga koos nendega ka tandemis kenasti kasvaks ka heitmed. Pluss siis selle tööstuse jalajälg loodusele, et kaevandamine ja kõik muu. Seega mina arvan ja loodan, aga ma ei näe seda mitte kuskil juhtumas, et eraautode domineerimine tulevikus meil väheneks. Ja selle asemel oleks rohkem jagatud autosid, elektriautosid ja muud kõike säärast. Ehkki me näeme, see viimane point, et kui me võtame siuksed eesrindlikud linnad nagu näiteks Utrecht Hollandis, siis seal rajatakse uut tarka linnaosa, Merverde linnaosa ja seal on rajatud parkimiskohti ja taristut niimoodi, et autodega muidugi saab sõita. Keegi kiusa kuskil autojuhte, see on mingi tola müüt, mis on lastud kaikameeste poolt käibele.
aga seal arendatakse seda linnaosa niimoodi, et seal on planeeritud ruumi niimoodi, et iga 3 majapidamise peal on üks jagatud auto. Sul on kortermaja, sul on parkimiskohti niimoodi, sul on laadimispunkte niimoodi, et iga 3 majapidamise peale, iga 3 korteri peale on võimalik ühte jagatud autot kasutada. Selline on see tulevik, kus osaleb väga kõvasti ka erasektor, et teenida sealt kasumit sellist laadi kinnisvara arendused, sellist laadi linna ehituselt. Nii et see pole, ma ei tea, sotsialism, see on big business. Nii, see on tore, et sina näed selles ärilist võimalust. Aga tuleme korraks auto juurde veel tagasi, et kui lugesin Rohetiigri teekaardist, et keskmine töökohale jõudmise aeg isikliku autoga Eestis on 19 minutit, linnas 18 minutit, maapiirkonnas 21 minutit. Seevastu ühistranspordiga jõutakse tööle keskmiselt 32 minutit, linnas 30 minutit ja maapiirkonnas 41 minutit. Ja viimasel 5 aastal ei ole keskmine ühissõidukiga tööle jõudmise aeg muutunud, kuid isikliku sõiduautoga on aeg vähenenud veidi üle 2 minuti. Ehk et mul on endal pikemat aega selline tunnetus, et auto on selline kultuuriline objekt, mis on seotud otseselt ajaga ja meie ajakasutusega. Meie ajakasutus on muutunud viimaste kümnenditega üha efektiivsemaks ja me soovime olla efektiivsed kõikides eluvaldkondades, kaasa arvatud siis liikumine punktist A punkti B. Ja loomulikult, kui ma vaatasin siia sõites, kui ma tulin Jõelähtme vallast, et siia ma sõitsin täpselt autoga 60 minutit. Bussiga oleks ma saanud 2,5 tundi. Et see ei ole minu jaoks üldse mingisugune arutelu kohtki, eks ole, enda jaoks. Et mida kõike ma saaksin selle 1,5 tunniga teha. Et kuidas me suudame mõtestada seda, ütleme, sellist kultuurilist tunnetust, et meil tegelikult võiks kuluda rohkem aega punktist A punkti B liikumisele, näiteks ühistranspordiga või siis jalgsi või jalgrattaga, olukorras, kus autod on läinud väga mugavaks ja seal on hea istuda ja me jõuame kiiremini kohale. Et see on selline väga keeruline psühholoogiline ülesanne, ma ütleksin, et Tago noogutab siin pead, et palun järsku kommenteerid ja siis annaksin sõna ka kohe Tarmole. Mulle tuli meelde, õppejõul on alati hea meelde tuletada oma õppetöö slaide. Ja mul tuli meelde kohe üks slaid, mida ma tavaliselt tudengitele näitan. Ei ole minu enda tehtud, ei ole meie andmestik, andmest pärineb Saksamaalt. Ja Saksamaal teatavasti see autostumise tase on veel nõksa kõrgem kui meil ja nii ja naa. Ja seal oli selline uuring, kus olid siis nagu tulemused, kus küsitigi elanike käest nende hoiakuid. Ja seal oli nagu 2 gruppi küsimusi. Esimene oli see, et kas te arvate, et auto sobib näiteks linnakeskkonda või mis siis sobib. Inimeste totaalne vastus oli see, et tegelikult auto on kõige vähem linnakeskkonda sobiv liikumisviis ja kõige rohkem sobib kindlasti mingisugune ühistransport, eriti veel rööbastransport. Ja siis oli teine küsimuste plokk, kus küsiti inimeste enda liikumise harjumusi. Ja mis tuli välja, isegi Saksamaal, kus inimesed ütlesid, jah, ma tean tegelikult, et auto tegelikult nagu linnakeskkonda ei sobi, aga ta on kõige kiirem, ta on suhteliselt odav ja ta on tegelikult mulle endale kõige mugavam. Nii et tegelikult seesama transporditeooria loogika on tegelikult seda juba aastakümneid teadnud, et need ongi need 3 asjaolu, mida tegelikult siis inimene oma liikumisviisi valikul teeb. Kiirus on muutunud, või õieti see liikumisele kuluv aeg, mitte nii väga isegi kiirus, on muutunud tegelikult järjest tähtsamaks. Mida rohkem, täpselt Helen, nagu sa ütlesid, et me rohkem planeerime oma aega, eks ole, me tahame seda kasutada nagu mõistlikult. Järelikult me tahame tegelikult nagu maksta isegi selle eest, kui me jõuame kiiremini kohale. Hind
kahtlemata ei ole tegelikult nagu päris null, eks ole. Aga hind on järjest, mida rikkamaks me saame, seda väiksemaks muutub selle hinnakomponendi kaal. No seda oli näha ka tegelikult Tallinnast, kui juba siin peaaegu 10 aastat tagasi Tallinnas muutus ühistransport tasuta elanike jaoks, siis tegelikult see olulisel määral ei suurenenud kasutajaskonda. Selle lihtsalt põhjusel, et tegelikult midagi muud ei muutunud. Eks ole, ma jäin sellest võib-olla sellest 1 eurost küll, suutsin selle säästa, aga ma ei saanud ei kiiremini kohale ega midagi. Ja muidugi, nagu me siin oleme, eks ole, järjest olulisemaks muutub see, et auto on tõesti nagu mugav. See, mida siin Tarmo ennem näiteks nagu rõhutas. Nii et tegelikult selles mõttes, kui me tunneme neid 3 komponente, siis meil tekib ka tegelikult vabadus, mida teha nende teiste liikumisviisidega, mida me tahame soosida, et neid rohkem kasutataks. Ja järelikult see ongi ajasääst, see on mugavus ja lõppude lõpuks kokkuvõttes on see ka hind. Tarmo, et sina, kes sa igapäevaselt, ütleme seal autotööstuse vaadet ju näed, et kuidas autot müüakse, et autos on sees kliimaseade näiteks, et ei ole üldse vaja kliimamuutuse pärast muretseda. See auto lahendab kliima küsimuse, et kas me saame midagi teha selleks, et me vähendaksime autoga liikumist just autotööstuse vaates või on ikkagi see oluline on ikkagi see, et me ikkagi sõidaks selle autoga ikka edasi? Ei, ma tööstuse vaadet ei tea, aga selles mõttes ma olen oma kolleegide seas isegi võib-olla kõige häälekam see, et kui Tallinna kesklinnas kuskile jälle ilmub üks punane rattatee või midagi, siis mina olen täiega selle poolt. Et ma arvan, et me jõuamegi, Tallinn, eks ju, ei ole suur linn ja me ei ole tegelikult ummikutega harjunud, aga nüüd ma arvan, et Tallinn ongi juba täis. Ja nüüd edasi on mingi Heraklase vägitöö. Ma lugesin ka seda Rohetiigrit, et põhimõtteliselt iga järgmise slaidi peal oli see, kuidas tuleb teha modaalsus, ühesõnaga ühistransport. Et aga seda on räägitud 10-5, kogu see aeg, mis mina olen nagu, et seda tuleb parendada, aga mina ei tea, kuidas 400 000 inimese igaühe vajadus, mina tahan jõuda siia. Et need, kellel on see võimalus, need juba sõidavadki ühistranspordiga, kes teab, ma lähen uksest välja, minu buss läheb siit. Mina, kes mul on kogu aeg erinevad käigud, ma trammi kasutan mõnikord. Hetkel mitte, sest ka see on hetkel täiesti arusaadav remont. Aga ma olen täiesti selle poolt, et autost, kuidas ma ütlen, mitte halvas mõttes teha autojuhi elu võimalikult ebamugavaks. Aga see juba iseenesest ongi Tallinnas, kesklinnas suhteliselt võimatu. Ja kui kool algab, läheb veel võimatumaks ja ma arvan, et osad inimesed lihtsalt loobuvad autost sellepärast, et enam ei ole võimalik. Aga kuidas saada see ühistransport toimima? Vot seda mina ei tea. Jah, et siin nüüd oluline meie arutelu kontekstis on see, et me räägime Tallinnast, Harjumaast ja siis ülejäänud Eestist, et me katsume seda regionaalkonteksti samamoodi, sest linnades on just pooled inimesed sõidavad autodega, maapiirkondades üle 70%. No mina tulin siia praegult Jõgevalt, olgu sealt metsast, kus ma tulin, ma ei eeldagi ühistransporti, aga Jõgevalt Paidesse on 0 ühistransporti. Et poldki ju mingit varianti kui ainult autoga. Sander. Eks see on natuke see küsimus, et kui me tahame kõigile meeldida või kõigile lahendus pakkuda, siis paratamatult on seda väga keeruline teha või siis peab olema väga rikas riik. Et kui me võtame need samad näited Jõelähtmelt siia, et kui suur tõenäosus on, et sellel on regulaarset kasutatavust. Jah, täna loomulikult inimesed teatud piirkondades tulevad siia punkti kokku, aga see on korra aastas. Aga ülejäänud 364 päeva aastas võib-olla sa pead sõitma selle 0-1 inimeseks selles bussis. Et kindlasti ma arvan, et see ei ole see võluvits. Et pigem ühistransport vajab kiirust. Võtame kas või rongi näite. Et uued rongilahendused, mis ei peatu näiteks Tallinnas igas peatuses, on ainult ekspressrongid suuremates asulates. Ja mul on küll kolleege, kes ütlevad, et ma käisin autoga, aga ühe päeva ma käisin rongiga ära ja ma enam ei tule autoga. See on nii mugav. Ma olen laagrist rongi peale, ma olen järgmine kord, olen Nõmmel on väike peatus, järgmine kord olen kesklinnas 5 minutit ja ma olen kohal. Miks ma selle autoga sõidan?
ja noh, siis tal on juba see kiirus on võrreldav sõiduautoga, noh rääkimata kõik kulud, mis sinna juurde lähevad. Et ikkagi, kui me tahame ühistransporti nii-öelda kasutatavust suurendada, siis tuleb mingid rasked valikud teha, et me igas peatuses ei peatu, et jah, sa küll ei teeninda kõiki ära, aga teatud nii-öelda kiiruse element tekib sinna juurde. Et ma arvan, et see on nagu üks asi ja noh, võib-olla me oleme ka sellises nagu lähenemises, et kodu on sihuke püha, et ega me töökohti küll vahetame, aga töökohad teinekord kolivad jälle meist väga palju kaugemale. Et see on selline nagu mitte üldse halvas mõttes nagu taak, et võib-olla seda ühistranspordi kasutavust, jalakäimist, jalgrattaga sõitmist aitaks parandada see, kui me ka liigume lähtuvalt sellele, kus me tööle lähme. Et kui me kolime nagu töökoha 50 kilomeetrit endast eemale, aga et äkki me siis koduna ei jää nagu sinna, kus me tahame, et me üürime. Et võib-olla see on nagu üks trend, mis aitaks. Ma ei ütle, et see kindlasti õige trend on, aga see paratamatult kipub nii olema, et töökohti me vahetame rohkem. Ja teine võib-olla viimane aspekt, mis ma ütleks, on kindlasti kohalike omavalitsuste ja kohaliku keskkonna loomine. Et sa pead looma selle võimaluse kõigil liigelda. Mitte ainult nii, et meil on täna autode järgi on ikkagi linnakeskkond kujundatud. Et kui loome selle võimaluse jalgrattaga sõita või ühistransporti kasutada, siis inimesed hakkavad seda tegema. Vahekommentaar, et kas kellelgi siin vihta on kaasas ja saunakappa, et viskaks leili veel juurde, et siin on päris soojaks läinud, et loodetavasti jääme siin ellu. Aga Sander, mina ei saanud nüüd küll aru sinu jutust selles suhtes, et kui me teame seda, et viimastel aastatel autoga sõidu kiirus tööle on kasvanud 2 minutit. Ühistransport on jäänud samaks või see on langenud ja see on olnud languses, siis mida riik siiamaani on teinud ja mida riik tegema nüüd hakkab? Et praegult oli need sinu mõtted olid nagu, et peaks, tuleks, oleks, aga mida nüüd tehakse? Et mis see rakenduskava täna meil on? No ma saan rääkida ainult rongide ja kuna need vastutusosad eelmine aasta muudeti ära, ühistranspordi korraldus riigi vaatest on teise ministeeriumile, aga ütleme, et seesama rongi näide, et rongile eelisarendamine, rongi kiiruste tõstmine on see, millega kuhu riik väga palju investeerib täna. Kogu raudteetaristu arendamine on kindlasti üks, kuhu riik panustab. Nii et ütleme regionaalses vaates on see siis rongi eelistamine autole, et mis need lootused on, kui palju inimesi soovitakse siis aastaks 2035 liigutada autost rongi? Täna me oleme 8 miljoni juures, eesmärk on kuskil 20-30 miljonit võiks see siit olla. Aga teine aspekt on see, et me saame toetada kohaliku omavalitsuse investeeringute mõttes, et kuhu me raha paneme. Et täna väga palju kohalike omavalitsustele toetust läheb just kergliiklusteede, rattateede, ühistranspordi, taristu arendamiseks. Et need on need selged valikud, mida riik on teinud, kuhu ta raha suunab. Nii, saime nüüd linnavaate või riigivaate linnavaade. Ehituse teekaart, mida Rohetiiger tegi ja mida mul oli õnn siis peatoimetada. Seal me kirjutasime seda, laenasime Eesti inimarengu aruandest eelmisest, et meil on võimalik rajada 4 erinevat tulevikku. Inimarengu aruanne oli joonistanud 4 erinevat stsenaariumit välja. Ja positiivseim neist oli, selle stsenaariumi nimi oli 1 tunni Eesti. Et kui me ajame enda asju õigesti linnades, nende planeerimisega, transpordi ja muuga, siis meil on võimalik tulevikus elada linnas ja maal niimoodi, et 1 tunni kaugusel ühistranspordisõiduga asuvad regionaalsed keskused. Pärnu, Haapsalu, Tartu, ükskõik Jõgeval, kus iganes oled, tunniga saad kohale, ühistransport toimib ja nii edasi. On väga oluline just selle kliimakriisi kontekstis, mis iganes tundeid see meis äratab või mitte. Meil on kokkulepped tehtud Euroopa Liidus. Meil on tarvis liikuda nende eesmärkide poole. Me ei saa nendest kuidagi mööda. Ja kui meil on oluline kasvatada seda
langetada, süsiniku jalajälge siin riigis nagu igas riigis ja just nimelt transpordisektoris, siis see, kui linnas rajatakse neid punaseid rattateid, kui linnas ühistransport just paraneb, kui just nimelt linnas inimesed saavad võimaluse tänu taristule ise otsustada, ise saavad selle vabaduse langetada mingisugune teistsugune valik kui ainult eraautoga kogu aeg linnas sõita, siis seda parem on elu maal, sellepärast ja siis me suudame selle transpordisektori süsiniku heitme alandamist, selle lõviosa korda saata just nimelt linnades. Las need hipsterid Kalamajas pealegi sõitku, mina saan siis sõita maal oma diiselmaasturiga edasi, sest mul on vaja. Mitte keegi ei tule siukseid asju käskima ega keelama, aga oluline on mõista seda asja kogu Eesti terviklikus vaatevinklis, et mida rohkem me selle rohepöördega, rohereformidega pingutame linnades, seda hõlpsam on see teistes sektorites ja seda hõlpsam on see maal. Et tulla siia autoga. Mina juba eelmine aasta ka vaatasin, kas rongiga saab Türile ja bussiga siia. No see oleks olnud üks paras sekeldamine. Jäi ära. Eestis ongi palju kohti, kuhu saab autoga. Tulin Bolt Drive'iga ja võtsin ühe inimese peale. Aga minul tippjuhina see on minu jaoks kohutav aja raiskamine, kui mina peaksin sõitma eraautoga. Ma ei saa millegi muuga tegeleda, ma pean juhtima, olgu maanteel või siis linnas. Ja ma ei saa mingile muule asjale keskenduda, mistõttu mina ei soovi paljudel põhjustel, mul ei ole vaja autoga sõita. Aga see on suur luksus, sellepärast et kui me nüüd linna vaatest lähtume, nagu ütles Tartu endine linnaarhitekt Tõnis Arjus, ruum annab signaali meile, kuidas me liikuma peame. Muidugi ma lähen autoga, kui töökoht asub 50 kilomeetri kaugusel ja kui sinna ühistransporti ei käi. Inimesed ei hakka mõtlema, et ma nüüd missioonitundest nüüd novembris rühin iga päev 2 tundi ja õhtul 2 tundi tagasi. Muidugi mitte. Kuidas me avaliku sektorina seda asja planeerime, ruumi meie ümber, see annab inimestele selle, et okei, jah, muidugi. Autoga ma saan kiiremini, ma saan ohutumalt. Milles küsimus? Muidugi ma lähen rattaga, ma saan kesklinnas kiiremini, ma saan ohutumalt. Muidugi ma saadan lapse kooli ise. Ma panen ukse kinni, ütlen, et õhtul näeme. Ma ei hakka talle taksojuhti mängima sellepärast, et tal on võimalus seda ohutut taristut mööda ise kohale ju minna. Ning oluline on see ka, et kui me ehitame linnu tihedamaks, kui me ehitame just nimelt kesklinnadesse rohkem hooneid, siis me ei raja mingisugust Lasnamäge ega Mustamäge. Me näiteks Tallinnas suudaksime taas hoonestada seda kesklinna, mis meil oli hulka tihedam enne märtsi pommitamist, enne okupatsiooni. Kui me ehitaksime sinna rohkem hooneid, igati vastutustundlikud, ei laseks sinna teha midagi koledat ja nii edasi. Kõiki neid asju, nende asjadest hoolitseks, kui meil oleks rohkem inimesi kesklinnades, ka Tartus ja mujal, meil oleks võimalik seal parema hinna eest osta kortereid, töökohti tekiks lähemale, ühistranspordi kasutajad oleks rohkem, mistõttu on avalikul sektoril palju rohkem argumente, et sinna mingi trammiliin või bussiliin rajada ja nii edasi. Linnad ei kiiluks kuidagi kinni, et appi me nüüd oleme nagu kusagil Põhja-Tallinnas kõik nagu kilud karbis. See on väga hea, kui on inimesi rohkem, siis on rohkem kliente, ma saan oma businessi püsti panna ja nii edasi. Et me teame seda teiste linnade kogemusest, et tiheduse lisamine mitte ei kasvata lineaarselt ühistranspordi kasutajate arvu, vaid eksponentsiaalselt. Rohkem tihendust annab mitmekordse tõusu selles, et meil on rohkem inimesi, kes tahaksid ühistranspordiga sõita. Nii et mis puudutab seda liikuvust ja autosõitu või mitte, linnade asi on teha lisaks taristule, ehitada linnu tihedaks, et meil oleks seal rohkem elu. Siin korjasin välja selle olulise punkti, mis sa Pärtel välja tõid, et kui ma olen autojuht, siis minu aeg läheb auto juhtimisele ja ma ei saa millegi muuga tegeleda. Kui ma olen ühistranspordis, siis see on minu aeg, kus ma saan teha tööd või lihtsalt lõõgastuda ja puhata. Ja ma arvan, et see on üks selline kultuuriline pööre, mis võiks olla, et me mõtleme ka selle aja peale, kui me tegelikult oleme ise selle rooli taga. Aga ega autotööstus
ma ei ole mingi autotööstuse vastane, eks ole, ma lihtsalt püüan siin tasakaalustatud arutelu pidada, et autotööstus, kui me räägime siin nüüd heitmete allaviimisest, siis autotööstusliit on öelnud, et dekarboniseerime, et see on meie eesmärk number 1. Linnad soovivad dekarboniseeruda, autotööstus soovib dekarboniseeruda ehk et ringmajandus juba seal toimib, liigutakse igatahes sinna suunda. See on kindlasti üks hästi tugev sõnum. Teine tugev sõnum on see, et jah, me tahame võib-olla seda vaba aega, mis meil praegu puudu jääb, võib-olla tund-poolteist isegi igapäevaselt Tallinna, Harjumaa piirkonnas, kui autoroolis veedetakse, kulutada millegi muule, aga autotööstus vastab, aga meil on isejuhtivad autod õige pea tulemas ja saamegi igasugust tööd teha. Tarmo? Ei tule. Selles mõttes mitte niipea, kui me räägime siin praegu 2040, eks ju, on see rohetiiger oli 2040, siis see on selline petlik nagu, mis jääb mulje, et võib-olla autotööstus ei tohikski üldse seda rääkida, sest praegult juba jääb mulje, et auto teeb enamus asju minu eest ära, et ma võiksin selle vabalt e-maili kirjutada. Et tegelikult ei või ja 2040 võib sõita või juhtida siis auto ise kuskil mingil piiratud tingimustes teatud, nagu praegult ju Tallinnas on mitu korda tehtud neid isejuhtivate busside projekte, 25 kilomeetrit tunnis. Nii et ei, see kindlasti ei muutu, et nüüd Pärtel saab siis tööd teha roolis sellel ajal, kui auto ise sõidab, et ei saa. Kindlasti mitte. Kui tohib, siuke tehnoloogia minust on juba leiutatud, selle nimi on rong. Sõidab ise. Selle ajakasutusega veel üks huvitav selline fenomen tegelikult mõnes mõttes see, mida Helen praegu esile tõstis, et okei, et me tahaks nagu aega säästa, et jõuda kiiremini kohale, sõidame autoga, olemegi see juht seal, eks ole. Ja siis õhtul selle vaba aega, mis me teeme, siis lähme metsa jooksma, eks ole, või rattaga sõitma näiteks. Et võib-olla saaks neid asju natuke nagu kombineerida, ühendada, oleks targem. Ja, et see on hästi oluline aspekt on ka see, et kui palju me siis ise liigume. Et kui palju meile linnapiirkonnas on võimalik liikuda ise versus see, et me oleme seal roolis, sõidame autoga. Mina saan autoga sõita näiteks 20 minutit selleks, et jõuda fitness-saali. Et siis ma pargin ära, teen oma fitnessi ära ja siis lähen tagasi. Ja ma arvan, et paljudel on nii, et see ei ole, et see on tänane suburbia reaalsus. Et me jällegi, et me jõuame selle aja juurde tagasi, et me ei mõtesta aega enda töö ja vaba aja seisukohast ja me ei mõtesta seda ka oma kalorite kulutamise seisukohast. Ma loodan, et minusuguseid on alla 1% või veel vähem, aga on teatud seltskond inimesi, kes naudivad autosõitu ja kelle jaoks on see omamoodi selline mahalaadimise hetk, et sa lähedki sõitma või see, et sa sõidad peale tööpäeva koju, et see ei ole stress, vaid ma istun seal autos ja ma tunnen ennast päriselt hästi. Mitte iga kord, mõnikord tõesti ummik hästi suur või, aga meid ei ole palju, ma arvan. Küsitluse järgi üle 10. Autosõit võib olla midagi väga-väga meeldivat, absoluutselt. Autos muusikat kuulata, see on täiesti žanr omaette. Kui muusikud näiteks teevad plaate, siis üks viis, kuidas testida seda viimast versiooni ongi, et kuulatakse kõrvaklappidega, kuulatakse tohutus stereosüsteemist ja kuulatakse autos. Mul on teada üks lugu, kus ühed muusikud, Eestis tippmuusikud tegid seda, aga siis oldi juba õhtuks võetud natuke napsu ja siis oli vaja seda autos kuulata. Mõeldi, mida teha, keegi autoga ei tunde. Ahaa. Mendi võeti Bolt Drive, istuti sisse, kuulati muusikat ja ei sõidetud kuhugi ja siis mindi tagasi. Autosõit kahtlemata saab olla midagi väga nauditavat. Ma arvan, et sellest polegi küsimus. Ega ka see, et kui mingid inimesed, väga paljud inimesed peavad seda tegema, see kõik on täiesti okei. Et see mingisugune kultuurisõda, mis on sellega üles tõmmatud, selle lähted on aru saada, et miks sihukest asja tehakse ja miks inimesi närvi ajab, et rattur versus autojuht ja nii edasi. See on võlts vastandus, see on kunstlik. Me oleme inimesed, me liigume igaüks erineval moel ja seal ei ole mingisugust suurt konflikti. Vastupidi, linnalises kontekstis, kui on rohkem rattateid, kui on rohkem ühistransporti, siis seda suurem võimalus on nendel, kes tahavad neid kasutada. Nad kasutavad seda ja tulevad eest ära teistel inimestel, kes autoga sõidavad.
mina elan kesklinnas ja see rattaga sõitmise elu, see on luksuslik värk, et mina saan 15 minutiga niimoodi asjad tehtud. Mul on peaaegu vaat et häbi selle pärast, sest et see on luksuslik asi ja sellest on väga kahju. Aga kui ma peaksin seal omama 2 autot, nagu väga paljud naabrid teevad, siis mina ja minu proua istuksimegi iga hommik ja õhtu inimeste seal oma alla 2 kilomeetri pikkusel teekonnal lihtsalt istuksime liikluses ees. Kuulaksite muusikat? Jah. Liigume korraks selle modaalsuse teema juurde ka, et kuidas transpordi arengukava seda kõnetab. Sander, et siin sina rääkisid nüüd rongidest, aga et kuidas rongideni jõutakse, et noh, mina näiteks Jõelähtme valla poolt vaadatena, mina olen väga kurb, et ma ei saa otse sõita enam Tartusse. Et ma pean ikkagi tegema suure ringi selleks, et jõuda rongijaama. Enne ma sain minna lähedal olevasse rongijaama. Nüüd selleks, et rong sõidaks kiiremini, eks ole, siis on sealt neid peatusi ju vahelt ära võetud. Et kuidas need küsimused nüüd lahenduvad selles komplekses probleemis, mida nüüd läbi raudtee transpordi edendamisel lahendada püütakse? Kas tulevad Bolti jaamad, need transpordijaamad siis raudteede, jaamade juurde? Mis saab nendest inimestest, kes jäävad siis ilma sellest raudteepeatusest, et kuidas see on lahendatud teie selle rakenduskavas? Jah, jällegi. Ma loodan, et on rakenduskava, et ma seda küll ei näinud, et aga. Ja ikka on, et aga eks ta saabki minna üldisemalt üksikule, et see eesmärk, nagu Pärtel viitas, on see kõigepealt aegruumiliste vahemaade vähendamine, et meil tekivad võimalused suuremate keskuste vahel kiirusi vähendada. See paratamatult toob kaasa selle, et igas peatuses kõik rongid peatuda ei saa, aga samas on ka neid ronge, mis peatuvad. Ja on väljakutse kõikidesse kohtadesse tekitada see võimalus rongijaama tulla, oma transpordivahend sinna jätta, minna rongi peale ja tagasi tulla. Et see on kindlasti koht, kuhu järgnevad investeeringud peavad minema. Et miks me räägime nagu rööbastranspordist, et ka siin rööbastranspordi puhul on öeldud, et Eesti on nagu liiga väike, et seda arendada. Et kui me vaatame raudteevõrgustikku, siis vahetusläheduses elab umbes 70% Eesti elanikkonnast raudtee vahetusläheduses. Et see on piisavalt suur potentsiaal, et. Ütle veel üks kord see number. 70%. No ütleme, mis on vahetuslähedus, me räägime ikkagi kuskil 15-20 kilomeetri ringis, et suuremad linnad, et need transpordi raudtee on ikkagi välja arendatud seal, kus on need inimesed olnud ajalooliselt. Et raudteel on potentsiaali ka Eesti ühistranspordi selgrooks olemisel. Võib-olla üks asi, mida tahaks ka rõhutada, ongi see, et meil on võib-olla tahaks kummutada ühe väikese võib-olla vale arusaama. Et meil tihtipeale on nagu ajalooliselt hakanud rääkima, et meil ongi inimesed, et võt, sinul on küljes selline autokasutaja silt, võt, sina oled jalgrattu, sina käid jalgsi ja sina oled see tüüpiline mingisugune muu veel liikleja, eks ole. Ma tahaks öelda seda võib-olla, et tegelikult võib-olla selline mõistlik tulevikupilt ongi see, kus me püüame kõik need asjad omavahel mõistlikult kokku panna. Et see, et me ei saagi tõesti igal inimesele viia koju ühistransporti, bussi, mitte iialgi ei ole mõtet ja me ei hakka seda iialgi tegema. Ja tõenäoliselt iga inimese külla ei tule ka raudteejaama mitte iialgi. Aga see, et mul oleks ligipääs sellele kiirele transpordiliigile, olgu või autoga või rattaga või millegi iganes, see on tegelikult nagu see väga mõistlik lahendus. Aga siiamaani me oleme natuke nagu püüdnud neid kuidagi natuke lahus hoida, vahel isegi nagu vastandada. Aga mulle tundub, et selline mõistlik erinevate liikide kokku panemine on üks paremaid ja mõistlikumaid lahendusi. Ja, et see iseenesest regionaalpoliitiliselt oleks väga hea, aga me räägime siis sellisel juhul tööealistest inimestest, et kuidas on siis ütleme vanemaealistega ja lastega. Et Sander, kuidas nendega siis on, kuidas nemad liikuma saavad? Et kui on 15-20 minutit rongile, et siis keegi peab sinna rongile selle lapse või eaka siis ikkagi viima. Kui me koolitranspordist räägime, siis koolitransport ikkagi peaks olema koolivõrguga seotud ja õpilastele selle transpordi osa kooli viima. Et jällegi panna
ühistransport käima teatud segmendi järgi, noh et rongigraafikut teeme selleks, et igasse kooli laps jõuab, noh see on ebareaalne, sest et koolid ju ikkagi hakkavad enam-vähemalt ühel ajal. Et see ei ole juba logistiliselt mitte kuidagi võimalik, et sinna on vaja omaette lahendus, aga noh, ühistransport paratamatult on massitransport, eriti veel rongitransport ja see on, nagu ma arvan, Taago väga hästi ütles, et nii-öelda me peame mitte vaatama, et sina sõidad rattaga, sa oled rattur ja sa oled eluaeg rattur, et igalühel peab olema see võimalus ja kas sa tuled rongijaama oma autoga, sa tuled rattaga või me teeme seda, et me toome bussidega õigeks ajaks inimesed rongijaama, et need on need küsimused, mida me peame lahendama, aga ma ütleks, et see investeeringute kava ja see investeeringute maht on päris suur, et me peamegi liikuma step by step. Üks asi, palun räägime pärast, kus see 70% tuleb, see on väga-väga huvitav. Tahaks kohe teada rohkem, sest et Šveitsis elab 1/3 elanikkonnast niimoodi rongijaama lähistel, et neil on võimalik kõigil käia rongiga, seal lähebki üks pikk soolikas mööda riiki läheb. Kui me räägime sellest, et rohkem säästvat liikuvust, et oleks ka autosõit sujuvam neile, kes tahavad ja muud moodi ei saa ja et neid vahemaid vähendada, siis ühistranspordi põhine kinnisvaraarendus või transit oriented development on see, mis on uus vana. Linnad, nagu Türi, tekkisid raudteejaamade juurde, kaup, nii, kõik liikus sealt. Ja seda tehakse tänapäeval endiselt Londonis, Hongkongis, Stockholmi on niimoodi arendatud viimased 100 aastat, et ehitatakse hooneid sinna, kus on ühistransport, kus on ühistranspordi peatus, sest et siis sul väheneb see vajadus või see sund kasutada autot. Võid, midagi pole selle juures paha, aga sul on võimalus seda mitte valida. Ja see on asi, mida minu arust peaks Eesti Raudtee hakkama rohkem tegema, et mul oli suur õnn asuda küll Tallinna linnavalitsuses tööle, aga mul oli väga kahju lahkuda Riigikogus, sest viimane uuring, mis ma tellisin, üks õigusanalüüs, keskendubki sellele, et kuidas oleks võimalik meil Eestis teha sedasama ühistranspordipõhist arendust ja seda on vägagi palju võimalik teha. Selliselt eeldab seda, et riik muudab enda omaniku ootusi Eesti Raudteele, kellele antakse siis ülesanne moel või teisel arendada kinnisvara. Mis siis, kui need raudteejaamad, need vanad ja armsad, aga lagunevad raudteejaamad, kui seal elaksid inimesi, kui raudteejaamad ümbruses oleks rohkem kinnisvaraarendus, sõidate Tallinnast rongiga Keilasse, Valingu peatuses, raha vedeleb maas. Ümberringi on kõik täiesti hoonestamata ja seal on raudteepeatus. Miks? Ja siis sõidate ja siis raudteepeatuste vahel on kõik põllupealsed täis ehitatud. On kahju. Inimestel on väga tore, nendel ei saa midagi ette heita, aga miks on küll vald lasknud siuksesse kohta siis vastupidi arendada? Või kui võtate näiteks Balti jaama Tallinnas. Mis siis, kui ehitada see perroonide pealne seal täis? Mitte ei vii ronge maa alla, milline pöörane mõte, aga mis siis, kui teeks niimoodi, nagu on tehtud väga mitmes ajaloolises kesklinnas või Tamperes või nagu Stockholmis tehakse, ehitad hoone sinna peale. Mitte midagi röögatud, kõik, mis sobiks ümbruskonda, mis siis juhtuks? Saaks väga palju taskukohast elamist, saaks väga palju kontorihooneid, see rongijaamad on tavaliselt kesklinnas. Eesti Raudtee saaks pööraselt palju raha sellest kinnisvaraarendusest, mida ta teeks ise või annaks selle õiguse eraarendajatele ja nende 10 miljonite eurode eest oleks võimalik raudteed elektrifitseerida, ehitada rohkem Euroopa laiuses raudteed ja palju muud. Kui me annaksime Eesti Raudteele võimaluse ja kohustuse arendada kinnisvara, siis meil tekiks sealt riigile otsest tulu, elanikele kortereid ja asumist ja kontoreid ja selle saadud tuluga saaks riik siis arendada ühistransporti edasi. Enne kui ma annan nüüd Tarmole sõna, et teeks nii, et tuleb minu vahekommentaar, siis Sander saab sõna, siis Tarmo ja siis me vaatame publiku poole, et ehk saame publikult ka küsimusi. Pärtli mõtted väga head. Kohalikul omavalitsuse vaade, riiklik vaade samamoodi. Raudtee oluline. Meil on 2 raudteed, meil on Rail Baltic ja siis meil on raudtee ise. Kas Eesti eelarve
selle välja veab aastaks 2035, tähendab, või millega me tegeleme, et kas see on eelis, ütleme, kas see on prioriteetne ruumi arengu seisukohast täna Eestis? Kas transpordi arendamine on prioriteetne? Kas sinna tuleb see raha, nii Rail Baltic kui siis ka ülejäänud taristu? Kindlasti on prioriteetne, kui me vaatame näiteks eelmist Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2022, me räägime transpordi investeeringutest suurusjärgus 450 miljonit eurot. Selle perioodi rahastuses ilma Rail Balticu investeeringuta me räägime üle miljardi eurosest ja nüüd me paneme Rail Balticu arendamise raha siia juurde. Me räägime juba mitmest miljardist eurost, mis taristu valdkonda läheb. Nii et ma ütleks, et selle pinnalt kindlasti on. Teine oluline aspekt, jah, me peame Rail Balticut arendama ja seal on võib-olla üks asi, mis ära unustatakse, on see sama otsene mõju juba kogu selle ehitustegevuse ajal Eesti majandusse. Me räägime otsesest nii-öelda maksude tagasitulekust eelarvesse circa 1/3 ja lisaks kõik kaasnevad töökohad ja maksutulud, nii et seal on juba eelarve positiivne tegevus. Ja noh, me räägime ikkagi suunast, kus meil ju täna ei ole toimivat raudteeühendust. Et jällegi me räägime siis samast visioonist, et meil on kõik suuremad keskused ühendatud ja Pärnu suun on kindlasti see, kus täna ju raudteeühendust ei ole. Et selles mõttes väga oluline. Nüüd võib-olla Pärtlile juurde lisada või natuke vastanduda, et siis täna juba arendatakse kinnisvara lähtuvalt raudteest. Võib-olla seda ei ole nii kiiresti ära tajutud ja raudtee on saanud viimastel aastatel rohkem tähelepanu. Kui me võtame kas või Saue, siis terve suur kvartal on sinna planeeritud arendada just tänu sellele, et raudteepeatus on. Kui me vaatame Tallinna lähiümbruse linnasid, kus on raudtee, need on kõik arenenud, on nad Rapla, on nad Kohilad, et nad kõik on saanud potentsiaali, nendes inimesed tahavad elama minna, need on pigem positiivse iibega kui negatiivsega ja see on täna kõik raudteele. Keilas on niimoodi, Sakus on niimoodi Keila ümbrus just ka, et noh, sa jalutad sealt rongi peale, see on vist parimaid näiteid sellest. Ja isegi Pärnus seal, ma ei mäleta nüüd seda koha nime, aga tulevase Rail Balticu jaama ümbruses Papiniidul, et seal on kerkis mingisugune hotell, juba pandi püsti, avati uksed, tüübid nägid ette, et noh, inimesed tulevad, väga õige mõte. Ja ma olen nagu selles osas sinuga nõus, et Eesti Raudteel on palju potentsiaalset maad, mida arendada. Ma ei ole kindel, et kas Eesti Raudtee peaks ise olema see arendaja, aga ta täna juba kas või Põhja-Tallinnas Kopli kaubajaama ala, mis sai heakskiidu, et sinna uus arendus tuleks just linnaruumi kokkutõmbamisel. Teine potentsiaalne koht on Ülemist, et see on kindlasti on juba ka riigi vaates nii-öelda visioonina või nägemuses, et Eesti Raudteel on kasutamata maad, mida on vaja väärindada. Väga hea, väga tore, et siin jälle räägime valdavalt Põhja-Eestist, et mis toimub ülejäänud Eestis. Nagu öeldakse ühes teises keeles, remains to be seen. Tarmo. Ja, ma tegelikult siis avan äkki hoopis selle publiku küsimuste voorust. Mul oli ennem küsimus Pärtlile, et see ei olegi mõnda, et kui palju see arendus, et detailplaneeringud asjad on ju kehtestatud ammu ja see on nüüd tohutu aeglane selline tanker, et kui palju praegu Tallinn üldse nagu või arendajad ise vaatavad ümber seda, mida 10 aastat tagasi ütleme, võib-olla ei mõeldud nii palju sellele, et rattatee oli ikkagi pigem selline, et kuulge, et kui palju praegult Tallinn tegeleb sellega, et kas vaadata ümber detailplaneeringuid, et see kõik tööle hakkaks, sest muidu arendaja on oma plaanid teinud, ta lööb ikkagi selle sama hoone püsti 1000 parkimiskohaga ja mitte midagi ei muutu. Arendajatel on, nemad teevad neid asju siis linna detailide järgi. Kuskil siin kõnnib ringi minu hea kolleeg Madle Lippus, kes siis Tallinnas planeeringutega tegeleb. Ja ega keegi peab saama paremaks, kiiremaks, absoluutselt keegi vaidle vastu ja meie peame enda tööd veel kiiremini paremini tegema. Ma arvan, et arendajatel on kindlasti see huvi, et kui
nii, avalik huvi on see, et linnad saada kesklinnast tihedamaks. Kui on mingi vana detailplaneering, ega keegi ei taha seda kadalipu ette võtta, et 10 aasta pärast siis näeme, et me siin muudkui menetleme kafkalikult seda. Aga kui me looksime selle võimaluse, et selle detailplaneeringu avamine ei oleks sedavõrd suur õudus ja me saaksime selle läbi tõsta ehitusmahte avalikust huvist, jällegi lähtuvalt ei raja kuhugi mingisugust Lasnamäge, aga anname võimaluse rohkem ehitada. Ja kui linn uuendatud parkimisnormatiiviga ei nõua iga korteri juurde ühte parkimiskohta, siis on kindlasti arendajad sellest ka väga huvitatud. Avalik huvi tagatud, erahuvi tagatud, rohkem töökohti, rohkem ehitamist ja need võtmed on suuresti linna käes. Aga jah, praegu näiteks abstraktse asemel konkreetne Tallinna linnas me hakkamegi parkimisnormatiivi uuendama sügisel. Esimene mustand on juba ringelnud. Olen ka mina sinna tagasisidet andnud. Ehitad Tallinnas kesklinnas korteri, pead rajama linna nõudmisel ühe parkimiskoha juurde. Miks? Küll, kui meil on teistes kesklinnades Riia, Vilnius, Stockholm, Helsingi, Göteborg, neil on kõigil kuskil 0,2 ja 0,4 parkimiskoha vahel. 100 korterit, siis sa pead ainult 20% Göteborgis ehitama parkimiskoha. Stockholmis on umbes 30-40%, Riias on 50-75% ja Vilniuses samamoodi. Teistes kohtades on poole vähem või 70% vähem parkimiskohti linna poolt nõutud kesklinnas uutele korteritele. Kui me selle väikse, aga suure asja Tallinnas suudame sügisel ära teha, siis on juba väga hästi. Pärtel, üks soovitus siia juurde, ma olen jutuga täitsa nõus. Üks koht, kuhu peaks parkimiskohti rajama, on raudteejaamad. Ärge seda ära unusta. Yes, sir. Nii, küsimused tagareas, esireas. Palun, hakkame sealt pihta. Ja, Anta Animägi, et küsimus, võib-olla repliik kõigepealt, et autos sõites on väga hea mõelda läbi päevaplaanid näiteks. Et ma tean, mul on suhteliselt pikk tööle sõit ja alati saab sellega tegeleda. Aga siis küsimus jalgrattateede kohta, et seal tavaliselt ei sõida mitte keegi. Ma käisin hiljuti, istusin ummikus Tehnika tänaval, sõitsin Kristiine keskuse poole mingi veerand tundi. Ja selle aja jooksul ma nägin ühte jalgratturit punasel alal jalgrattateel. Et mis me neid ehitame siis, kui seda ei kasutata? Ma ütleks, et see Tehnika tänava oma kindlasti ei ole jalgrattatee, kuhu mina näiteks oma last lubaks, nii et punane ala. Nad sõidavad kuskil mujal ilmselt. Nii, iga kord, kui tuleb rattateedest juttu ja öeldakse, et need on liiga vähe, siis ma alati vastan, et point taken ja ehitame ja tegeleme sellega. Esile kutsutud nõudlus on asi, millest Tago saab kindlasti rohkem rääkida. Mida ehitad, seda saad. Rohkem sõiduteid ehitame autodele, inimesed vaatavad muidugi kiire sirge tee, lähme autoga. Ehitad rohkem rattateed, inimesed hakkavad vaatama, kuule, see vist toimib. Aga meil ei ole tekkinud Tallinnas rattastrateegia alusel, ei ole seda asja rajatud. Me oleme rajanud neid, eelmine linnavalitsus on rajanud neid suvaliselt. Ja siis meil on üksikud jupid, meil ei ole teede võrgustikku ja nad ei vasta laiustele, nagu sa just välja ka tõid. Kui me nüüd teeme kesklinnas selle võrgustiku, me ühendame need lülid omavahel kokku, meil tekib võrgustik, me teeme neid piisava laiusega. Tehnika tänaval näiteks me hakkame järgmisel aastal ehitama uut rattateed, raudtee ja selle puude allee vahele. Siis me saame korraliku, ohutu, piisavalt laia rattatee. Täna tuli uudis, pressiteade välja, et järgmisel nädalal Tallinnas me Paldiski maanteel ehitame pop-up rattatee, mis tähendab, et Tehnika tänava ja Toompuiestee me ühendame uue piisavalt laia ja ohutu rattateega ära. Me oleme saanud mitte ainult ühe uue jupi, me oleme saanud võrgustiku jällegi juurde. Nii et oluline on teha neid asju õiges järjekorras kesklinnast välja poole. Sellepärast kesklinn on kesklinn igas linnas, kõige rohkem inimesi, sihtkohti. Ja kui me teeme seda võrgustikuna, siis me saame punktist A punkti B ja muud asjad, et nad on piisavalt laiad ja niimoodi. Nii et kui meil on tekkinud seda taristut, siis hakkab neid inimesi ka aina rohkem tulema. Kõik muud asjad aitavad mõistagi ka, kui me järgiksime autojuhtidena piirkiirust ja muid siukseid asju.
mida keegi ei lähe kuidagi käskima, keelama rohkem, kui seda praegu juba tehakse. Küll tuleb. Tuli Tartus tehti rattaringlus, Tartus mõõdetakse ja see kasvab ja selle kasutajaskond kasvab. 2024 oli rohkem rattaringluse kasutajaid Tartus, kui oli mullu. Ja kui seal ka taristut rajatakse, siis tuleb neid veelgi juurde ja Tartus on rattakasutajate määr, kõik rattakasutus on kuskil 10–15%. See on juba põhjamaine värk, see on juba nagu Helsingis on, Stockholmis on, Kopenhaagen on üldse kosmos. Nii et kui saab teistes Põhjala linnades, külmades, pimedates, saab ka meil. Tartus on vähe teistsugused inimesed ka, ma olen aru saanud, et oma kogemuse põhjal. Küsimus võib-olla ei ole inimestes, vaid küsimus on valikutes, et siinkohal ma tahaksin korraks oma suure unistuse tuua välja, et kui Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli ja Kunstiakadeemia omavahel ühendaks rattateega ja sinna juurde mõtleme selle peale Tallinnas, kui palju jääb koole ja lasteaedu sellele teele, siis me räägime kümnetest tuhandetest inimestest, kes saaks hakata jalgrattaga sõitma. Emad-isad, töötajad, ainuüksi Tehnikaülikoolis on meil 8000 tudengit, 2000 töötajat. Kui nemad saaksid liikuma mitte autoga ja mitte selle kehvasti ühendatud ühistranspordiga ja siis sealt edasi kõik need teised koolid, mis jäävad Kristiine ja sinna Kaarli puiestee vahele. No see on ulme, et me praegult ei peaks lugema seal ummikus tossates seda, et kes seal punase tee peal sõidab, vaid hästi kiiresti ära ühendama ja tekitama see kiirkoolitee. Ja loomulikult sinna juurde muidugi on vaja siis ka turvalisi rattahoidmiskohti kortermajade juurde, et see on üks taristu osa. Et see peaks olema meie hügieenifaktor. Me näeme seda, mis laagrikoolis toimub. 70% lastest käib koolis jalgrattaga igapäevaselt seetõttu, et jalgrattateed on olemas. Meil on head näited endal Tallinnast olemas. Me ei pea üldse rääkima Kopenhaagenist või Utrechtist, vaid kohtadest, kus meil täna juba asjad toimivad, eks ole. Jah, see on natuke nagu nende elektriautolaadijatega, et kui te sõidate Eestis, siis enamik neist on tühjad praegu. Selles mõttes seal ei ole järjekorda. Aga kui neid ei teeks, ükskõik kas seal on dotatsioon või on keegi ikkagi arvutanud läbi, et seal on business varsti. Kui neid ei oleks, siis ei oleks meil ka hetkel, ma vaatasin seal Rohetiigri teekaardis oli küll 2024 oli vist 15% uute autode müügist elektriautod. Siin viimased ajad on ikka siiski olnud 6-7%, aga ei oleks ka seda, kui ei ehitaks neid laadimisjaamu, mis hetkel on tühjad, aga küllap nad kunagi täis on ja ma loodan, et rattateedega sama, et see on lihtsalt, keegi peab esimese, kuidas ma ütlen, heas mõttes lasu tegema, et kui ei tee, siis ei juhtugi midagi. Mul on ka üks hea näide üldse mitte rattateedest, aga mõned aastad tagasi oli Soomes üks konverents, kus ma sattusin olema ja seal oli juttu nagu Soome raudteest ja näidati ühte vanast sellist ja küll nagu retrona tehtud dokumentaalfilmi. Tulevad talumehed kokku ja seal on üks ärksem inimene saanud kuskil Lääne-Euroopas nagu hariduse ja ütleb, kuulge, peaks siia tegema raudtee. Mehed tulevad kokku ja ütlevad, ei, mitte mingil juhul, mitte keegi ei hakka seda siin kasutama, see on mõttetu raha raiskamine. Ma arvan, et rattateedega on natuke sarnane praegu. Sama kogu Suurbritannia raudtee ehitamine, et see vastuseis oli meeletu, eks ole, et ega ei kujuta ette, kui ei ole, eks ole. Nii, järgmine küsimus tuleb sealt tagant. Võtame sealt ja siis ette. Aitäh, Aksel Part. See on rohkem kommentaar kui küsimus võib-olla, aga ja see oli ajendatud arutelu algusest, aga mulle tundub, et see nüüd sobitub ka väga hästi just sellesse, millest just räägiti. Ehk siis mulle tundub, et hästi tihti me vaatamegi autokasutust kui, nagu alguses öeldi, midagi, mis on loomulikult kõige mugavam, kõige kiirem, kõige parem. See on vaata, et ühiskonna tehnoloogia tippsaavutus, kuhu me oleme jõudnud, loomulik paratamatu rada. Et siis ma arvan, et on hästi oluline selle juures teadvustada, et see ei ole lihtsalt nii, et selleks, et auto oleks täna kõige mugavam, kõige kiirem, kõige parem liikumisviis, on tehtud tohutuid pingutusi, tohutuid investeeringuid. Meie linnu on väga-väga palju ümber kujundatud just selleks, et autot sobitada linnade keskkonda.
hästi lihtne harjutus võib-olla on kujutada ette Tallinnat või mis iganes muud linna sajand tagasi ja proovida siis see hulk autosid, mis meil täna on, sinna linna paigutada ja ei ole üldse mõnus liikuda, ei ole üldse mugav viis, kuidas liikuda. Ehk siis, ja see tegelikult jätkub ka täna meil on tohutud kulutused endiselt selle asja ülalpidamiseks, ühiskondlikult, mida need efektid toovad. Ehk siis praegu võibki tunduda, et see on miski nii loomulik, et autokasutus on nii loomulik ja see, et me üritame ennast siis väänata autoistme kujust rattaselga, jalgsi või ühistransporti, et see on midagi sellist loomuvastast ja jõuga kuidagi surumist. Et siis tegelikult see on nii-öelda hästi järgi proovitud normaalne protsess, mida, kui me otsime näiteid, kus selline asi, kus sa lood keskkonna ja siis suunad selle käitumist, kus see töötab, autokasutus ise on kõige parem näide, kus see on tohutult muudetud seda, kuidas me vanasti käitusime suurte muudatustega linnaruumis, muudes valdkondades oleme jõudnud siis siia, kus nüüd me oleme hästi autoistme kujus. Lihtsalt kommentaariks. Aitäh. Nii, aitäh. Ja ees oli küsimus. 2 küsimust, aga härrale kõigepealt. Lähtuvalt tänasest teemast on väga kurb tõdeda, et Tallinnast tulnud panelistid ei pidanud head eeskuju näidates vajalikuks tulla Lux Expressiga Mäekülla ja Mäekülast tulla eribussiga, mis täna ekstra toob Paide keskväljakule, et teha see tee ja näidata teistele ette rohelist suhtumist. Väga kurb. Nüüd küsimus. Mäo terminal on, paljud on öelnud, et väärastunud leiutis. No kahjuks nii ta on. 101 rahvaasemikku, 101% on teinud selle heaks, et 10 aasta jooksul ei ole suudetud saada Lux Expresse peatuma kas Mäo terminalis või luua bussipeatustaskud 4-rajalise maantee äärde. Ülim saamatus. Härra asekantsler, kas te oskate öelda, kas 2024 või 2025 esimesel poolel saavad bussitaskud olema Paide lähedal Mäos või mitte? Aitäh. Olen näinud visiooni kavandeid, et need sinna tekivad. Nii et kas nüüd selle aasta jooksul tõenäoliselt mitte, aga järgmine aasta ma loodan küll. Ja see on asjakohane etteheide, et ei tulnud bussiga. Mina tegin, mis sain, ma tulin jagatud autoga, väga mugav teenus. Soovitan, kellel on vaja autoga sõita, aga ei pea autot ostma. Jagatud autoteenus on super mugav asi. Nii, tunneme nüüd korraks siis paneelis auto häbi. Sander, miks sina tulid autoga? Puht ajakasutuse mõttes oli vaja tööasju ajada kuni piltlikult öeldes Parklani välja, mida kahjuks ühistranspordis ei olnud võimalik teha. Mis see tähendab, et siis sõitsid ja kirjutasid e-maile samal ajal või koosolek oli? Miks mina või? Ma seal Jõgeva juures on Kassinurme linnus. Ma nottisin mäekolle seal ja lähen notin neid kohe edasi. Ja sealt ma ei saanud ilma autota kuidagi tulema. Täpselt sama põhjus tegelikult, et kõige kiirem see mõte sinna Lux Expressi peale minna võib väga tore olla, aga ma pean kõigepealt ennem sõitma 40 minutit kesklinna selleks, et sinna Lux Expressi peale jõuda, mis oli juba enamus ajast, millega ma tegelikult siia jõudsin. Aga lohutuseks tulin elektriautoga. Nii, mina tulin hajaasustusest ja sõidan edasi Pilistverre ja siis sealt tagasi hajaasustusse. Nii et autoga sõitmine on täiesti normaalne. Seda me ju keegi ei taha väita, et me autost tahaksime kõik inimesed välja saada, vaid pigem on küsimus selles, et kuidas saada inimesed liikuma. Siin on mitu asja. Kuidas saada inimesed liikuma hajaasustuses, kuidas saada liikuma inimesed väljaspool Põhja-Eesti sellist hajaasustus ja väiksematest asulatest, kuidas saada paremini liikuma inimesed Tallinna piirkonnas Põhja-Eestis ja kuidas see Põhja-Eestis võiks
inimeste enda tervisele paremini mõjuda, arvestades seda, et meie tervisenäitajad on kehvad. Et just nimelt see kalor-kilomeeter võiks olla ka midagi, mille peale võiks tulevikus mõelda, et ma usun, et selliseid indekseid on ka juba ülikoolides arvutatud. Nii, kas meil oli veel siin küsimus publiku hulgas või kommentaar? Jah, tere. Minu küsimus on tagasi suunatud pealinna poole. Et kui oli jutt siis sellest, et kesklinn oleks tihedam, seal olevatel inimestel oleks transporti mugavam ja rohkem siis kasutada. Et mis arvamus on siis panelistidel ummikumaksu suhtes näiteks, et muidugi me ei anna Londoni või Pariisi suurlinna mõõtu välja, aga miks mitte näiteks katsetada midagi sellist? Palun selline lühike kommentaar ummikumaksu kohta, et eks see suurem debatt on tulemas veel. Ma vastaksin sellele niimoodi. Kui inimestel on tekkinud tugevaid tundeid automaksuga ja paljud ei oleks automaksu tahtnud, siis automaksu ei oleks pidanud üleriiklikult kehtestatama, kui Tallinnas ja Harjumaal Tallinna linnastus oleks tehtud kas sissesõidumaks või ummikumaks moel või teisel. Sest et veel kord, mis iganes vahenditega, nad rattateed või ummikumaksud või ühistransport, kui Tallinnas ja Harjumaal meie transpordi jalajälg väheneb, siis kui linnavurled teevad selle pingutuse ära, saab elu maal jätkuda umbes täpselt samamoodi nagu praegu. Diiselautoga häbi tundmata linnades on vaja see pingutus ära teha. Ja kui me oleks ummikumaksu, keegi oleks varem Tallinnas ära teinud, meil ei oleks olnud automaksu vaja. Nii, võtan ühe küsimuse veel. Palun. Aitäh. Maiko Tallinnast. Et mina tulin elektrirattaga siia. Ma tahan seda öelda, et tegelikult üks asi on taristu arendamine, aga teine asi on see, et ei arene mitte ainult autod, vaid areneb ka kergliiklusvahendid, et näiteks 5 aastat tagasi elektritõuksist ma arvan, et enamus inimesi ei olnud veel kuulnudki. Et olgugi, et neil on omad puudused, aga see tehnoloogia siiski areneb edasi. Ja mida rohkem seda tehnoloogiat tuleb, seda rohkem peab seda taristut ka selle jaoks järgi aitama, et see vähendab neid õnnetusi, mis juhtub. Sest et üks osa nendest kergliikuritega juhtuvatest õnnetustest ongi seesama, et taristu ei vasta veel selle liiklusvahendi tingimustele. Et on kõrged teeperved ja nii edasi, et see kõik, jah. Aitäh, et tood ka selle aspekti sisse, et ka väljaspool linnu on oluline kergliiklusteede arendamine, et kahetsusväärselt väga mitu last on saanud sellel suvel surma. See ei peaks nii olema. Nii, aga meil aeg surub takka. Mul on nüüd üks küsimus ja siis teeme lõpuringi. Ja see üks küsimus, mida ma isiklikult tahan Sandri käest küsida, on ikkagi küsimus meie taristu investeeringute kohta. Taristu investeeringud lähevad siis ühelt poolt teedesse ja siis ka ütleme raudtee on üks nendest teedest. Kas raudtee on prioriteet võrreldes muu, ütleme eelarve seisukohast muu taristuga? Mõtlen siin neid suuri üledimensioneeritud peale maha sõite, mida ka täna siin ise tegin või kasutasin, et kas selline priiskav maakasutus meil Eestis jätkub või suunatakse seda raha ikkagi rohkem ühistranspordi arendamisse ehk siis raudtee taristu arendamisse? Õnneks või kahjuks täna läheb 0 eurot taristu arendamisse piltlikult öeldes. Et on küll teede ehitusobjektid, mis on seotud Rail Balticaga, ülejäänud on sisuliselt meie olemasoleva taristu hoidmine.
et on teatud lõigud, mis on veel töös, aga noh, kui me võtame näiteks selle aasta Transpordiameti investeeringute eelarve, siis nüüd uusi suuri objekte, kui me mõtleme, seesama Mäo veedukt, et piltlikult öeldes sihukeste uute objektide käivitamiseks ei ole. mõned objektid lõpetati Pärnu ümber ära, mis olid tänu Euroopa toetusrahadele, aga loomulikult raudtee investeeringud on, ma ütleks, et 10 kordades võrreldes maanteeinvesteeringutega, et võtame elektrifitseerimise, me räägime kuskil suurusjärgus 200-250 miljonit eurot, me räägime kiiruste kasvatamisest koos perroonide ümberehitusega, ohutuse tagamisega jälle suurusjärgus 200 miljonit. et raudteesse läheb kordades rohkem kui lihtsalt seesama maanteetaristu hoidmisse. Kuhu läheb teedeehituse vaatest raha või maanteetransport on kindlasti kergliiklus. Oleme jaganud kohaliku omavalitsuse Tallinn, Tartu, Pärnu said 36 miljonit eurot riigi poolt koos oma finantseeringuga suurusjärgus 50 miljonit, samamoodi trammiteede ja ühistranspordi siis ühistranspordi ligipääsetavuse parandamiseks suurusjärgus 100 miljonit. Nii et kindlasti proportsioonis taristu ehitus või teedeehitus klassikalisel kujul, mida me mõtleme, saab oluliselt vähem vahendeid. Aitäh. Teeme lõpuringi. Pärtel, milline on Tallinn 1,5 aasta pärast sinu valdkonna vaates, mis puudutab meil liikuvust? Tallinn on 1,5 aasta pärast põhjamaisem ja rahulikum linn, sest me oleme rajanud rohkem eraldi teid inimestele liikumiseks. Põhjamaisem linn, kus me mitte ei trügi ette, aga anname teed. Kus me suudame suhtuda teistesse inimestesse rahulikult, armastusega ja saame aru, et ruumi on nii palju, kui on. On tänava suurus 10 või 40 meetrit, et küsimus on selles, kuidas me seda jagame. Mina väga loodan ja teen iga päev tööd selle nimel, et oleks ka rohkem rattateid ja aasta pärast siis rohkem jalgrattureid. Ja kõik muu sinna juurde kuuluv, et on läbipaistvam ja paremini juhitud linn ja kõike muud. Nii et oleks, kuidas iganes keegi liikleb, et oleks Tallinnas põhjamaiselt rahulik, ohutu ja meeldiv iga päev liigelda kõigil. Nii et põhjamaisus, see tähendab siis rohkem kohal olla tänavaruumis, mõelda teistele liiklejatele, mõelda lastele, keda me täna tänavatel ei näe, vaid kes on ka ilmselt autodes. Et kui mõelda Tallinna kesklinna, siis seal on jällegi tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid lapsi lasteaedades, koolides, keda me täna tegelikult tänavatel kõndimas ei näe. Et see on siis see, mida me 1,5 aasta pärast rohkem näeme. Nii, Pärtel, aitäh. Sander, 1,5 aasta pärast ma sinu käest ei küsi, vaid 2035 transpordi arengukava lõpuks, mis on siis juhtunud? Me oleme heitmeid vähendanud kindlasti siin seda teemat me täna katsusime vähe, aga me olemegi rohkem inimese vaates seda transpordi täna vaadanud, et 2035, kuhu rongid sõidavad, mis on sinu kui asekantsleri vaade? Rongiga saab kindlasti Kesk-Euroopasse, mitte ainult 2035, vaid juba enne. Ehk et Rail Baltica 2030 aastal on valmis ja pange tähele. Ja vähemalt põhisuunal Tallinnast Euroopa poole on ta kasutatav. See on kindlasti üks prioriteet, millele tähelepanu pöörata. Teine on ohutuse aspekt. Et kui me toome ikkagi linnaruumi, tegelikult üldse liikumisruumi kõikide liiklejate jaoks kasutatavaks, siis seal peab olema ka tagatud ohutus. Et väga oluline ka raudteeohutus, kuhu me paneme täiendainvesteeringut siis kiiruste kasvu, rohkem rongidega, paratamatult tekib seda ohutuse aspekti. See ohutuse aspekt tuleb väga rohkem esile.
nii et ohutus on kindlasti see valdkond, kuhu on teine fookus panna ja ma ütleks, et ühistranspordi kasutatavus läbi raudtee ikkagi sama eesmärk. 2035 20 miljonit vähemalt reisijat raudteel on eesmärgiks. Väga hea. Millest räägib Autogeenius aastal 2035? Oi jumal. Kui ma mõtlen, millest me rääkisime 7 aastat tagasi, kui me alustasime, siis muutusi on palju. Aga ma isiklikult, mis on täiesti nagu kõrval jäänud, me räägime kas elektriauto ja diisel ja igat seda CO2 grammi ajame taga, aga mina isiklikult loodan, et 2035 on autod läinud jälle väiksemaks. Sellepärast, et see on ka selle linnaruumi põhimõte, et me ei mahu enam ka selle pärast ära. Ja see on kuidagi, ma ei tea, kes ennem selle lasu peaks tegema, nagu kas siis autotootja või klient, et hääletama jalgadega või tegema nagu Prantsusmaal, et automaks on kaalu pealt. Eestis ka nüüd muidugi on, aga see on natuke teistmoodi tehtud, et sõidame väiksemate autodega ja juba CO2 langeb, juba on rohkem ruumi. Et ma loodan, et ma saan sellest siis kirjutada. Et küll me sõitsime 2024 ikka suurte autodega. Ja analüüsid, miks me sõitsime nii suurte autodega. Väga huvitav tähelepanek, et kuidas me nende köögisuuruste autodest läheme palju väiksemate autode peale ja kuidas me sellega nõus oleme. Tago, et viimane sõna jääb nüüd sulle see arutelu kokku võtta, et mis see nüüd oli, millest me täna rääkisime? Ma arvan, et me rääkisime tegelikult päris olulisi ja tähtsaid asju ja mis mulle kõige rohkem selle asja juures meeldib see, et me räägime nendest, et tõepoolest, et me ei varja. Mis mulle väga meeldib, et tegelikult mulle tundub, et mingisugune oht, mis on natuke kippunud tekkima vahetevahel, et me nagu kuidagi hakkame vastustama üksteist ja erinevaid liikumisviise, et see on palju vähenenud, me oleme üsna ratsionaalsel tasemel. Et selles mõttes, mida ma tahaks öelda, on see, et mina nagu Eestimaasse usun, Eesti inimestesse usun ka ja isegi poliitikutesse. Aga mida sa nüüd siis usud? Ma usun, et tegelikult et mõistus lõppude lõpuks võidab. Ja mis sellel mõistusel praegult viga on siis? Mulle tundub tegelikult, et mis on meil kõige rohkem häda olnud see, et me ei vaata nagu natuke liiga kaugele. Kui ennem on olnudki, et miks te nüüd pagana teid ehitasite ja oli teema see, et mingil hetkel me hakkasime väga palju nagu pöörama tähelepanu sellele autoliiklusele, mis on täiesti õige. Siis see tulenes pigem sellest, et me nägime neid kätte jõudnud hädasid, aga ei vaadanud natuke, mis on nende taga ja mida teha näiteks võib-olla 10 aasta perspektiivis. Et kui küsimused oli, et mida Tarmo kirjutab aastal 2035 siin ja mismoodi riik areneb 2035, siis see annab nagu küll praegu lootust, et need asjad, et me suudame endale tunnistada, et midagi on täna nagu halvasti ja valesti. Me teame, mida teha paremini ja äkki me siis lõpuks teeme ka. Ja mis on need 3 asja, mida on vaja ära teha sinu vaates? No esimene asi, mida ma tahaks rõhutada, millest on vähem räägitud, on see tegelikult kogu me oleme hästi palju rääkinud täna ühistranspordi konkurentsivõimest tegelikult mõnes mõttes. Ja mulle tundub, et tegelikult kogu see ühistranspordi korraldamise ja ka tema mainesüsteem tahaks natukene nagu ülevaatamist. Meil on ühistranspordis hirmus palju korraldajaid. Me tahaks meeletult, et meil oleks nagu ühistransport töötaks nagu paremini, aga samal ajal meil on umbes 4 või 5 sellist erinevat taset, kes kõik tahavad ka ühistranspordi korraldada. Aga millegipärast omavahel see asi nagu hästi nagu ei laabu. See oleks nagu üks asi, et teeks selle asja nagu paremaks. Ja teine asi, mida ma tahaks nagu kindlasti rõhutada, ongi see sama planeeringute teema, mida me hästi palju oleme rääkinud. Mitte ainult nüüd Tallinna kontekstis, väga hea, aga see maal toimuv samuti tegelikult, me ei taha ju neid inimesi sealt kuidagi nagu kaotada. Me isegi ei taha, et nad tingimata läheks sealt autost ära, sest see võib-olla natukene võimaldab neid eladagi nendes kohtades. Aga me tahame, et see ratsionaalne valik, mida nad teevad, oleks tegelikult tõesti valik, mitte nagu sunnitud tegevus, mida praegu on sunnitud tegemini. Ja kolmas oli ka veel või? Aga kolmas oli see, et ma loodaks, et tegelikult näiteks mõne aasta pärast võib-olla siin samasugune arvamusfestival tuleb kokku ja siis me räägime tegelikult nagu sellest, mis on juba tehtud. Väga hea. Meil, mis on mõne aasta pärast tehtud, on Eesti üldplaneering üleriiklik planeering 2050 ja loodetavasti neid probleeme, mida me siin täna arutasime ja neid võimalikke lahendusi, mida me õhku viskasime, et need me
need leiavad ka kajastust. Ühistranspordi maine ja ühistranspordi korda tegemine riiklikul tasemel tundub mulle sama teema nagu jäätmekäitlus, et siin võib-olla peaks Kliimaministeeriumis need kaks valdkonda kuidagi seljad kokku lükkama ja need komplekssed probleemid ära lahendama ja ka maine osas. Ja jääme lootma siis seda, et me ei tunne autohäbi, kui me sõidame autodega, me sõidame lihtsalt väiksemate autodega. Ja me loodame seda, et ühistransport rongide näol läheb kiiremaks ja paremaks, kättesaadavamaks, et kergliiklus muutub normaalseks, eriti kui ta on elektrifitseeritud, siis on see täiesti asjakohane alternatiiv ja et me seda auto versus teised polariseeritust ühiskonnas näeksime üha vähem ja vähem. Teid oli siin hästi palju siin Rohetiigri alal. Suur aitäh teile kõigile kuulamast. Loodetavasti pakkusime teile uusi mõtteid. Tulge ikka Rohetiigri alale tagasi. Suur aitäh Tago, Tarmo, Sander, Pärtel-Peeter ja suur aitäh korraldajatele. Aitäh!